Teeme ühe kiire lisavideo selle kohta, kuidas tehnoloogia areng kajastus ka keraamika ja kanga kudumise alal. Esmalt, kuidas jõuti keraamika valmistamiseni ja miks see oluline on? Inimesed panid tähele, et tulega kuumutamine muudab paljude materjalide omadusi, mitte ainult metallide, vaid ka näiteks savi omadusi. Kui savi voolida mingisse kujusse ja teda veel kuumutada, siis ta muutub kõvaks. Põletatud savist esemeid nimetataksegi keraamikaks. Ja niimoodi hakati valmistama näiteks savipotte, mille sees sai toitu hoida ja süüa keeta, aga ka näiteks savist telliseid, millest sai maju ehitada. Ja keraamika kasutuselevõtt on eriti oluline arheoloogia jaoks, sest nende savipottide killud on üks peamisi asju, mille abil arheoloogid muinasaega üldse uurida saavad. Sest savipotid läksid aeg-ajalt ikka katki, aga nende tükid ei lagunenud ega roostetanud, need olid lihtsalt prügi, mis visati kuhugi ära ja need säilisid tuhandeid aastaid. Puust ja luust ja nahast ja kangast asjad ja toidud ja kõik sellised asjad lihtsalt lagunesid ja mädanesid ära. Metallist esemed kas roostetasid ära või töödeldi need ümber uuteks asjadeks, aga savipottide killud säilisid vaata et sama hästi kui kivist tööriistad. Nii et arheoloogid on nagu jumal tänatud, et te lõpuks keraamikat õppisite valmistama. Nüüd me saame natukenegi rohkem aru, mis te seal muinasajal tegite. Lisaks keraamika valmistamisele õppisid inimesed ka kangaid kuduma. Sellele aitasid kaasa põllu harimine ja karjakasvatus, sest põllul sai kasvada näiteks lina, mille kiududest sai põimida linast kangast, või siis võidi kasvatada lambakarja ja lambavillast kedrata villast lõnga ja kududa sellest villast kangast. Ehk siis, kui varem olid inimesed kandnud ainult nahast rõivaid, siis nüüd oli võimalik kasutada riiete valmistamiseks ka kangast.